kas ise uskusid hommiku, et võid siin Raadil selle võistluse võita? No kui päris aus olla, ega ei uskunud küll. Et ees on ikkagi nii kiired sõitjad, kes ikkagi asjaga igapäevaselt tegelevad, et oli õnne täna. No võib-olla laiem üldsus ka ei tea, mis su see taust on. Ma siin natuke uurisin, et oled kardiga sõitnud, ja siin nüüd crosskardiga ka aina kiiremaks teinud, et päris esimeses nooruses ka ei ole, et siuke, kuidas ma ütlen siis, et vanema mehe kiirus on järsku välja löönud või? No vara öelda selles mõttes, et esimene etapi võit, et kui need siin järjest rohkem oleks olnud, et siis võib-olla oskaks kindlamalt vastata, et täna ma arvan, et lihtsalt kõik asjad toimisid, et suur tänu ka Totaldeki mehele, kes ikkagi väga head amordid on nüüd siin viimasele etapile sättinud ja kõik, ma arvan, et pigem oli lihtsalt nagu õnne ka, et nii on. Kas see rada klappis sulle ka eriti hästi või? No raske öelda, see on, et eks pärast nagu meil ikka see rada, nagu ikka rallidel ja samamoodi ka meil läheb see rada ikkagi suhteliselt nagu rööpasse, et ikkagi lõpus oli väga-väga keerulised nagu tingimused, aga tundub järelikult, et siis sobis ja oli niisugune hea rütm tegelikult täna terve päeva, et tavaliselt ma olen olnud, kui olen alguses olnud kiirem, et täna isegi lõpus olin veel kiirem, mis oli kindlasti suur üllatus. No Lukas Orav oli põnev võidukihutamine viimase sõiduga, libises esikoht käest, et võib-olla siis niisugune imelik küsimus, aga mis viimases sõidus juhtus? Isegi enda taha ei jäänud midagi, aga esimene asi oli see, et ref läks purus kuskil mingi 4., võib-olla 5. kurv, et siis nii-öelda 3 refiga pidin lõpuni sõitma ja siis vent lõpetas täiesti töötamise ja siis poole peal oli kuskil mingi 120 kraadi, et ühesõnaga kõik, mis valesti sai minna, läks täpselt viimane katse valesti põhimõtteliselt. No tegelikult see on muidugi suur ebaõnn, millest sa praegu rääkisid, aga tegelikult see päeva teine pool ei olnud nii hea sul, et konkurent ikkagi astus kannale vaikselt. Ei no selles suhtes ma natuke otsin tagasi ka, sest et kuna mul on sarjas nii-öelda praegu enam-vähem hea seis, et siis olen pikkade punktidega ees, siis ma mõtlesin, et nagu natuke võiks tagasi hoida. Et kuna rada on ka kindlasti olud olid juba täitsa hullud, et siis ei hakanud nii hullusti pushima kui tavaliselt, et see ka võis seda nii-öelda mõjutada. Noorteklassi võidumees Martin Meindorf, kui äge oli sõita siin sprinti samal ajal, kui tead, et siin paarkümmend meetrit eemal on WRC etapimasinate hooldusala. Kas see kuidagi mõjutas ka või keskendusid ikkagi peamiselt oma võistlusele? Ei, selles mõttes oli äge, et nägime, kuidas rallijuhed mööda sõidavad. Saime Eskile lehvitada, kui me osaleme tema ralliprogrammis. Et muidu oli tegelikult päris äge, sest näed teisi ralliautosid ja oma ralliautode kõrval. No kuidas sulle siin see rada meeldis, kuidas see sõite oli, sest selle raja peal on ju kunagi ka WRC etapi punkti katset sõidetud? Jaa, ega katse oli kiire, mõnus, ainult et rada läks väga kiiresti katki, et siis kui väike läks, siis ei olnud enam väga mõnus sõita. No Euroopas sõitmine eeldab ka teatud oskusi, et kuidas sulle iseenesest sellise katkise tee peal, kus on augud Euroopat, kuidas see sulle sobib? No enamasti sobib lihtsalt enamustesse rööpatesse polnud enam mõtet ronida, et pigem sõita rööpast väljaspool, et mitte autot lõhkuda.